Tere õhtust! Mina olen Kiki. Avan selle imelise ürituse täna looga Saik. See on su esimene laiv? Selle projektiga küll, jah. Ma tegin 2 aastat rockbändi ja siis see läks lahku, sest et meil bassisti viskasime välja. No jah, raske on öelda enda kohta, kuidagi imelik on öelda enda kohta sooloartist, kui mul on 2 lugu väljas ja täna on mu esimene laiv. Et võib-olla nagu artistini on veel nagu paar sammu minna, aga ma üritan sinna küll. Mis ma tahan oma sooloprojektiga saavutada? Mul kuidagi käis selline mingisugune klikk aasta aega tagasi. Ma töötasin ühes teises kohas, ühes filmistuudios ja mul avanes võimalus olla Genka ühe muusikavideovõtte produktsiooni assistent. Ja siis ma julgesin talle näidata mingisuguseid riime, mis ma olin teinud ja ta ütles mulle, et ma peaks nagu päriselt midagi lõpuni valmis tegema. Kes on ülikultuurne, kes tuistaks ja teeks pai, kui on rasked ajad, kas võid selles mõttes, et su ema välja on ajanud. Ja ma leidsin mingisuguse nagu oma käekirja, mida ma nagu varem ei olnud leidnud. Ma olen katsetanud palju erinevaid stiile, ma olen kirjutanud mingisuguseid nagu selliseid väga eksperimentaalseid suvalisi ballaade ja ma olen teinud siis seda mingit pop-rock-bändi ja siis ma leidsin mingisuguse sellise kahtlase, naljaka, laheda omamoodi nagu stiili, mis on natukene poppi, sest ma olen ikkagi popmuusikaga üles kasvanud, natukene rocki, sest et mu elukaaslane on ikkagi rockmuusik ja sealt on viimased 3 aastat väga palju mõjutusi tulnud ja natukene räppi, selline vokaali liikumine ja see sõnade nagu kirjutamisosa. Strap-muusika on mulle ka meeldinud sellest ajast, kui Nublu tuli. Ma tean, nii mainstream vastus, Nublu, aga see on mainstream sellepärast, et see on hea. Iga üks sõna on hümne ja kuulus, bipolaarne ei kuulu, sillä on ainult su suurus. Mis toimus sinu toas? Vaid telefonis hääli kuulsin ma. Aga sa lubasid, et ütled, kui tunded kaovad ja kui keegi teine kõnnib sinu peas. Ma ei taha teada. Te ei jõudnud piisavalt kiiresti Backerisse tagasi peale laivi, sest et ma astusin sellest uksest sisse seal ja ma kukkusin põrandale kokku. Ma ei tea, mis see täpselt on. Mul on lihtsalt kuidagi mingid emotsioonid käivad üle ja sa kuidagi laivi ajal üritad end kontrolli all hoida, siis sa astud sellest uksest sisse ja kõik läbi ja siis kukud kokku. Siis nagu tunned ennast vabalt või nagu lased kõik nagu vabaks vist. Hästi läks vist, ma ei tea. Mul ei ole nagu meeles, kuidas läks. Mis sa arvad, kas sa nagu vokaalselt said kõigega nii hakkama, nagu sa tahtsid? Ei, ma arvan, et ei saanud päris nii, nagu tahtsin, aga mõtle, kui ma saaks kohe esimesel laivil kõigega täpselt nii hakkama, nagu ma tahaks, nagu kuhu ma edasi arenen, inimestel hakkab igav. Pluss, kas sa tead, mis on eestlase lemmiktoit? No. Teine eestlane. Nii et sul peab olema midagi, mille kallal võtta ka, siis on nagu põnev. Sa peaaegu veel ei tunnegi mind.
Tšau.